tere kõigile, kes siin ruumis viibivad, kui ka neile, kes kunagi hiljem järgi kuulavad. Olete siis kuulamas Poliitika Eestoa ja Generaadio debatti. Meil on täna 3 esinejat. Kuna need ei ole päris need, kes meil olid ürituse all kirjas, siis ma lasen iga ühel ennast ise tutvustada. Palun, hakkame minu paremat käed pihta. Tere, minu nimi Ilmõi, Tartu Ülikool on minu alma mater. Praegu olen Tehnikaülikoolist doktorantuuris, majanduspoliitika temaatikaga ja üldse töötan analüütikuna Uuringute Instituudis ja olen ka siis Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu esindaja Riigikogu valimistel. Tere, mina olen Siim Luis. Tegin kunagi harta ja olen päris palju osalenud Tartus ka vabakonna tegevuses, mis on siis kohalik valimisliit. Ja ma usun, et kõigis põhjalikumalt osa saab debati käigus. Ja ka minu poolt olen ikka sama esineja, keda reklaamsin. Mikro Veiko olen mina, tegelen ettevõtlusega ja poliitikaga valimiste veikide teed. Aitäh teile selle lühikese tutvustuse eest. Ütleme meie kuulajatele ka ära, et teil on võimalik jooksvalt küsida küsimusi ja esitada ka oma väikseid kommentaare. Selleks palun käega märku anda ja teile tuuakse mikrofon siit eest. Et rõhutan, et kindlasti rääkige mikrofoni, kuna meie üritust lindistatakse. Aga mul on endal siin põhiseadus kaasas, kuna ma juurat õpin, siis see mõtleb kotis on. Võtan esimese lehe lahti, mis ütleb esimene peatükk Eesti Vabariigi põhiseaduses paragrahv 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandja on rahvas. Mille üle me siis arutame siin üldse, kui põhiseadus kirjas kõrgema riigivõimu kandja on rahvas, kui on supe või ei? Siin tõis, kuidas asjad on? Saatan leitub alati detailides. Enne seda, kui me siin üritusega hakkasime kiida, siis ma näitasin Andreile ühte ennustust, mis oli Riigikogu koosseisu mõttes. Ja isegi siis, kui me mõningates omakordades oli ka erinevatel arvamustel, siis võiks ennustada umbes 90% tulevast Riigikogu koosseisu enam-vähem mingi kindlusega ja panna umbes selle peale ka raha. 10 inimese puhul on siuksem kõhklusi, aga kuidas need 2 väidet mõttes on seda kokku läheb? Võiks siis need tagasi saada. Et jah, loomulikult on Eesti Vabariigi kõrgema võimu kandmist rahvas. Aga küsimus on selles, et kuidas rahvas oma võimu teostab, mis on need viisid, kuidas see avaldub ja kuidas rahvas jaguneb ja nende leikule. Siin õigeid vastuseid ei ole. Rahvas teostab oma kõrgemat riigivõimu valimistudel, samuti põhiseaduses kirjas. Ilmne milles see ikkagi probleem on? No, põhiseadus on selles mõttes ikkagi leping, kus võime ette vanada endale 2 partnerit. Ühel poolt rahvas, kes siis põhiseadusliku lepinguga volitab valitsema riiki, aga samal ajal on see konstruktsioon siis selline, et see riik siis mehitatakse rahva endi poolt volitatud isikutega, ehk siis saadikutega, poliitikute näol või siis ametnikega, kes siis keskkonnaparlamendis siis tööle pannakse. Ehk siis, et sellesse põhiseadusesse loomulikult on juba sisse kirjutatud, et see mudel on esindusdemokraatlik. Ma saan aru, et tänane debatt hakkab siis avama seda suunda, mille poolest oleks see suurem osalus siis kasulik. Ja see on ilmselt hästi loogiline ajalooline areng, kui moodne demokraatlik riik sai alguse sellest, et kodanikud nõudsid seda egalitee põhimõtet, ehk siis, et kõigil peab olema võrdne õigus saada koheldud seaduse poolt kaitstud ühtemoodi, siis nüüd on see areng olnud selles suunas pidevalt, et sellest on natuke vähem, kuna inimesed ootavad pidevalt arengut ja protsesside täiustamist, siis tahetakse, et saaks sujuvalt ka siis teatud otsuste juures veel lisaks osaleda, ehk siis esindusdemokraatia ei rahulda, kuna haritus kasvab, inimeste teadmised on suuremad, ühiskonna infovahetus on kiirem. Ehk siis, et põhiseadus ise on ikkagi suht sellise esindusdemokraatliku mudeli paika. Nüüd on siis võimalik seda täiustada osalusdemokraatia elementidega.
Andrei Korobeinik, kas teie ka leiate, et esindusdemokraatia tänasel päeval ei ole enam piisav? No see väide, et esindusdemokraatia ei ole siis haritud inimeste mõeldud, on võib-olla rohkem selline ülereageerimine, et siin Siimu mure oli selles, et esiteks võib olla seal tulevases Riigikogus on mingid isikud, kes talle istuvad ja meeldiks. Ja teiseks, et see valik on, et seda valikut on väga lihtne ennustada. Aga samas tuleb ju silmas pidada, et inimesed valivad ja see, kas see valik rahuldab sind isiklikult on juba teine küsimus. Et kui see valik sind ei rahulda, siis tekib küsimus, et kas nad otsedemokraatiat teinud oleks teinud valikut, mis sind rahuldab. Et ilmselt nagu nii väga, et see, kellele võib kuulub, see on selline keeruline küsimus kindlasti, et kui sul on miljon eurot raha, mis on pankas, sul ei ole seda käega katsuda, siis see ei tähenda, et sul raha pole. Et see on olemas, et kuskil mujal, et sa pole seda kunagi näinud. Aga see on siis siin see alukohtaks, et täpselt sama lugu on esindusdemokraatiaga. Sa tõepoolest ei saa seal Riigikogu saalis nuppu vaadata, keegi teeb seda siis sinu eest ja loodetavasti teeb nii, nagu sina soovid. Kui mitte, siis 4 aasta pärast peab vist mäletama seda, millist nuppu see inimene valis ja võib-olla teda mitte valida. Aga samas, kui tal on pisut faktide jaoks, siis võib-olla see mälu ei ole nii pikk. Selge see osa, mida mingis mõttes nagu ei säli. Et kõik see viis näiteks, kuidas kas või mõndavad Helja Pikhoff tuleb rahvusraha ja saavutab endale soojale positiivse suhtumise teatud võrga ümbruse seas, ei ole minu meelest see viis, kuidas demokraatia võiks selles nagu see lihtsalt tundub vist nagu maha, et see ei ole otseselt nagu juriidiliselt, võib-olla isegi pole, aga kuidagi eetiliselt. Ja see on teisi selliseid meetodeid, mis ei lase tegelikult seal pahameele, mis potentsiaalselt muidu võiks tekkida mingi juurde nende 90 juba siis ette kinnitatud inimese seas. Aga võrdsust, et partei neid ilmselt toeb, kuna partei eest on piisavalt palju tegusid teinud, siis nad ikkagi jõuavad lõpukokkuvõttes, et see on nagu see osa, mis paneb nagu muretsema. Aga kas see ei näita just poliitilise olukorra stabiilsust? Meil on kindlad inimesed, kes on kogenud, kes teavad, kuidas asi toimub. Kui meil oleks ilevad Riigikogus 90 täiesti uut, täiesti tundmatut inimest, siis kus me oleksime avadega? Kui sa küsid selle sama valija käest, kes teda valisid, kas sa oled valikul rahul, mis ta ütleb sinu arvates? Ei, ma ei ole, aga ma pean seda tegema sellepärast, et ma ei tea, et muidu tuleb maailma lõpp. Ilmselt on rahul oma valikuga, et inimesed ongi sellised, et nad käivad söömas mägitohved siis ja ostavad endale igasuguseid veidraid asju ja valivad neid inimesi, kelle sinuga laulu ei saa. See on demokraatia, et kui keegi peab ennast nimed algaks, siis selle asja nime on diktatuur ja seal on ka oma hulga, aga lihtsalt nad on erinevad siis ühiskondlikud nagu süsteemid. Ja, et see ongi huvitav, et me elame ju ajastul, tegelikult kellegi tõemonopooli ei ole ja see ongi viinud mõnes mõttes huvitav olukorrani, kus siis üha selgemalt hakkavad eristuma omavahel siis riigi juhtimises 2 tasandit tuua välja, kas poliitiline tasand, ehk siis Riigikogu liikmed, ministrid, valitsus ja siis on nii-öelda avalik haldusaparaat, kes toimetab. Ja nüüd, kui vaadata seda, mis on toimunud, siis on selgelt näha, et see nii-öelda haldusaparaadi tasemel kaasamine ja otsedemokraatia on nii-öelda märksa paremini käima läinud, ehk siis, et ametnike tööülesannete sisse on kirjutatud kaasamine. Iseasi, kuidas see alati õnnestunud, seal on väga palju probleeme. Aga ma võin kinnitada nii palju, kui ise olen töötanud ministeeriumis, et sa ei saagi teha ühtegi määrust, kui sa ei ole rääkinud selle valdkonna ekspertide inimestega ja see on nii-öelda tööprotsessi osa. Aga nüüd teine nii-öelda see riigivalitsemise tasand, ehk siis poliitikud, et üha enam on ikkagi läinud see asi selle peale, et erakond või partei pigem siis kehastabki mingeid püüdlusi, mida ta siis ühiskonnas tahab nii-öelda ellu viia, näiteks sotsiaalset võrdsust või siis toetama ettevõtlikkust läbi selle. Ja siin on sellist mõttes nagu kommunikatsiooniprobleem tekkinud, et nii palju vaadata nagu meedia või suhelda rahvaga,
siis oodatakse siis sellelt Riigikogu valitsuse tasandil tihtipeale tegevusi nagu hästi detailseid asju, vastuseid, mida võiks rahulikult suheldes ametnikuga põrgatada, aga see kodanikuühiskond selle otsedemokraatia loosungiga või retoorikuga teinekord koputab valele uksele, et läheb Riigikogu juurde selle asemel minna ministeeriumisse suhelda ametnikega, et see ei ole päris hästi paika loksunud, aga see protsess, et kodanikkond selles suunas liigub Eestis, on väga mõnus ja hea ja ma arvan, et leiab järjest rohkem võimalusi. Tartu puhul on see kaasava eelarve aken ja avatud. Muidugi see on palju probleeme, aga see vähemalt üks asi, mis toimub, eks ju, mingil moel. See on kahtlemata Eesti probleem, et ametnikud arvavadki, et nemad teevad poliitikat. Nad tunnustavad, et tegelikult nad poliitikat ei tee ja kuna see arvamus on neil kujunenud juba 15 aastat umbes, siis see aparaat kasvab iga aastaga ja varem hiljem nad hakkavad poliitikat tegema, et see on tegelikult demokraatias päris kahjulik, et see ei ole nagu see koht, kus poliitikat tehakse, et ametnik peab oma tööd hästi tegema. Loomulikult ta peab kaasama inimesi, sest teeb ju neid igasuguseid ülevalt tulnud asju ühiskonda, mitte endale. Aga kui me vaatame nagu siin lähiajal, siis tegelikult kõik need viimase aastate jaamad tulevad just nimelt ministeeriumide kaudu, mitte nii väga Riigikogu kaudu, et kes siin tahtis nii väga aktiga liituda, et kas tõepoolest valitsus või mitte valitsus, vaid just nimelt ametnikud, kes lihtsalt teevad oma tööd niimoodi, kuidas ma ütlen, 9-5 ja siis, kui nad hakkavad poliitikat tegema, siis see võib tegelikult Eesti jaoks päris ohtlik teema. See on täitsa nagu siiralt rääkida. Ma korraks lihtsalt kommenteerin seda, et mõnes mõttes ma ei ole nõus sellepärast, et poliitika on igasugune avaliku hüve loomise kunst. See tähendab seda, et kui võtame näiteks kas või sellise asja nagu partnerlusleppe Euroopa Liiduga, mis on 4 miljonit eurot 7 aastaks, siis ma võin kinnitada seda, et selle partnerlusleppe väljatöötamine, probleemide püstitamine, analüüs ja kogu selle asja vedamine on puhtalt ametnike Rahandusministeeriumi rida ja poliitikute roll on selles mõttes seal olnud sekundeerida ja suunata. Samal muidugi on olnud protsesse, kus siis poliitikud ise on vedanud ja teinud rohkem otsuseid, aga kindlasti poliitikud praegu Eestis sünnib tegelikult partnerluses nende ametnikega. Ma olen näinud väga palju ministeeriumis olukordi, kus siis tegelikult on ametnikud need, kes suunavad ministrit toetavad ja otsustas, et see on dialoogis sündinud otsus, kus siis mõlemal poolel oma rolli. Sellist aega enam Eestis ei ole, kus poliitik tuleb ja teeb, et ametnik on väga oluline partner tema jaoks. Ja mida aasta jälle seda oluliselt seda muutub ja sellest rääkis. Aga siin tagapool tekkis üks küsimus ka. Jah. Jah, aitäh, et küsisin seda, et ma jõutan läinud poliitika peale ja on poliitiline debatt, siis ma paluks, et iga debatteerija defineeriks, mis asi see poliitika on. Millest me räägime? Ma arvasin küsimus mille moderaatori suunaseks, et otsedemokraatiast räägida. Poliitikast üldse. Pigem otsedemokraatist, kui tuli selline küsimus, siis palun. Ja mina jääme keskendukski tänase debati teema, et otsedemokraatia tähendab seda, et see on siis antud kontekstis vastandamine esindusdemokraatiale, ehk siis me räägime sellest, et kuidas, kas delegeerida otsustusprotsessi siis rahvale ja siis kas vähendada või elimineerida seda esindusdemokraatiat. Otsedemokraatia siis kasuks. Ma võin vastata küll, mulle endal meeldib kõige rohkem Aristotelese definitsioon. Poliitika ongi see avaliku hüve loomise kunst, kus siis kodanikud omavahel debatti pidades toovad esile ühiskonna elu esile edasi viimased ideed ja selles debatis siis kerkivad esile ka need inimesed, kes siis kannavad neid ühiskonna elu edasi viimased ideid. Ja muidugi on siis alati küsimus see, mis on see avalik hüve, mida mis peab looma ja poliitikud on siis need, kes seda avalikku hüve peaksid siis looma ja oma tegude ja otsustega seda realiseerima ja siis hetkel on avaliku hüve kirjeldatud, defineeritud, näiteks avalik hüve sotsiaalne võrdsus. Siin tulis palun. Kuna küsija juba lahkus ruumist,
siis seal on mingi suur üle. On see omandanud pisut teistsuguse tähenduse. Aga mind on huvitav see, et kui sa saad seda arvatud küsimuse, siis seal oli päris mitu sellist nagu sisulist vastatamist. Me peaksime rääkima sellest küljest, et mille pärast mingid inimesed tahaksid saada otsedemokraatlikke juppe või vahendeid väärtuse süsteemi sisse või mille pärast mingid inimesed kaitsevad esindusdemokraatiat ja mida see nagu annab. Need on sellised põhimõttelised ja üsna sellised huvitavad küsimused. Kui räägime nagu puhtalt definitsioonidest, siis see võib-olla ei paku niivõrd väga palju isiksuste vahelist konflikti. Ja see ka, et me võiksime jõuda nagu väga konkreetselt praktilist näidata. Mulle väga meeldis see, kuidas Imre Mürk hakkas rääkima aga üldiste abstraktsete hüvede ja kuskilt kaugelt pealtnähtud asjad, kus pigem keskkonda on seal. Pange endale mikrofon lähemale või nii ise talle läheb. Aga muidugi küün tähelepanu, seda on ruumi külje küll. Võib-olla me võime siin tekitada sellist intiimsema töötanud, et kui kõik tulevad siia. Selles mõttes huvivõimiselt peab olema praktiline ja konkreetne ja peab olema kujutada ja teoreetiline kuulajat kujutada. Toome siis konkreetse näite, et Tartu linnavalitsuses oli teemaks Supilinna sellisi soov näha rohkem munakiviteid Supilinnas, mis iseenesest on vahva. Kui me mõtleme selle otsedemokraatia peale, siis tegelikult iga asumise eetis või piirkond peabki seisma just oma huvide eest. Kui me mõtleme tervikuna näiteks sellele, et iga otsustamine eeldab ka ju teadlikkus sellest, mida üle otsustatakse. Ja kui otsustamine käib nagu Tartu linna kohta, siis järelikult see teadlikkus või see tingimuste arvesse võtmine peab hõlmama kogu seda piirkonda, kogu seda linna. Ja otsedemokraatia koht teinekord ongi selles, et inimesed, kes võitlevad auga ja õieti oma piirkonna või linnaosa huvide eest, ei hooma teinekord tervikpilti ja otsus, mis näiteks sünnib selle mõjul, teinekord tuua kaasa ka tagajärgi, positiivne tulemus ühe konkreetse huvigrupi heaks, või teinekord ära võtta võimaluse mõne teise arvelt. Supilinna see teeb Tartus otsuse, teeb volikogu ja teeb linnavalitsus. Ja kumbi neist ei ole täidetud ülemäära väga palju Supilinna seltsi liikmetega. Et selles mõttes nagu nendepoolse seisukohavõtu mõju üle Tartu linnale ei ole väga otsene. Proovisi lihtsalt näidet tuua selles mõttes, et kui nad oleksid otsedemokraatia korras, kui neil oleks õigus see otsust langetada, et mis siis juhtus? Ja, et see oli päris hea näide, et sa ütlesid, et inimesed peavad teadma, selleks, et otsustada, et reaalselt on nii toimi, et kui soovitan sellist raamat nagu Rahvamasside Tartus või isemuslik raamat, Sulovetski raamat, kus päris raamatu alguses oli üks hea näide, kus üks Briti teadlane, kes tegeles statistikaga, 150 aastat tagasi tegi eksperimendi, et tõestada, et eksperdid on targemad kui siis rahvamassid. Et ühel põllumajandus näitusel ta pakkus ära võtta palju kaalub üks lehm. Ja siis ta küsis eksperdide arvamust ja siis nende külaliste arvamust ja siis, kui ta võttis keskmist, siis selgus, et need tavalised inimesed, kes ei teagi midagi sellest, nad olid täpsemad. Kuna ta oli selline professionaalne teadlane, siis ta kohe nagu tegi tööd ümber ja siis nagu tõestas vastupidist. Siis nagu see eksperiment vaisku ei läinud. Aga seda tõestab tegelikult päris mitu muud näidet, et näiteks Wikipediast, mis on tegelikult tavainimeste poolt kirjutatud sisuliselt vähem kui Britannia, mis on kirjutatud eksperdide poolt. Ma ei tea, kes tahab saada miljonäriks stuudios rahvas arvab ära täpsemini kui mängijad ise ja nii edasi, et tegelikult näidatud väga palju, et see väide, et sa pead teadma selleks, et otsustama, et see on
see on suhteliselt nagu õhust võetud, see ei ole nagu reaalsusega ju kuidagi seotud, et jah, et kui sa paned kõrvuti eksperdi ja tavainimest, siis võib-olla ekspert on täpselt, aga kui sa paned eksperdi ja siis ma ei tea, 10 000 inimest, siis need 10 000 kõlavad täpselt ka siis, kui need puuduvad täpselt andmed konkreetses küsimus. Kõik kehtib, ma olen selles mõttes, et sellega nõus, mida Andrei ütles, tingimusel, et tegu on juhusliku müraga. Et kui inimestel ei ole eelarvamus mingi konkreetse küsimuse osas, kui nad, meil ei ole nagu mingit soovi lehma 100 kilosel mõttes nagu raskemaks vahetada, siis see on kõik väga täpne ja kehtib sel hetkel, kui sa võtad näiteks poliitilised ideoloogiad või mingid muud asjad, kus neil on tegelikult juba eelarvamused sees, siis see läheb pisut nagu trickimaks, et see ei ole nagu nii selgelt tulemused enam tuleb välja, et see nagu üleliigse müra, juhusliku müra välja filtreerimine toimub sellisel juhul, kui inimestel ei ole nagu eeldusi. Et just nagu majandusteaduste puhul näiteks tuleb väga sageli tulevad igasugused erinevad nagu eksimuskohad, siis mille puhul selline tihti tuleb ilus. Muidugi see kogemus. Ei no, kusjuures, kui sa võtad näiteks seda, kuidas finantsanalüüsid toimetavad, siis kõik uuringud näitavad, et näiteks pensionifondide tootlus ei ületa indeksfondide tootlust, ehk siis kui sa keerid siis investeerimist eksperdile, siis see on suhteliselt rumal, sellepärast, et ta võtab sinu käest väikse protsendi iga aasta, aga kui sa lihtsalt ostad kõik näiteks Eesti börsi aktsiad natukene, siis sa saad parema tootlust kui tema. Isegi võib-olla nii palju vastu, sa võid lihtsalt osta mingi suvalise aktsiad, nagu 20 suvalist aktsiad, siis teeb parema tulemus, et ühtegi fondi maailmas ei ole, mis 10 aasta jooksul suutnud ületada indeksfondide tootlust ühtegi. Ja selles mõttes on üksikud investorid, mis on suutnud. Ei loomulikult, jah. Aga mitte nagu selles, et aga selles on väga suhteliselt. Pigem moment oli selles, et see oli ka rahvakogu protsessis ennast tuli väga selgelt välja, et üks asi, mida me kartsime ja mida tegelikult oli omavahelistes vaidlustes hästi palju nagu üleval, Ülle-Madise kaitses seda positsiooni, mis me peaks tegema seda suurt üldrahvalikku päeva. Et siis, kui sa ei ole nagu andnud piisavalt palju taustainfot, kui sa ei ole piisavalt palju püüdnud seletada ära seda tagapõusta ja sa võtad ainult nagu eelarvamuste baasil, et siis ei saa täiesti nagu nii ilusat tulemust, nagu sa võiksid seal saada. Et kui sa suudad seda tausta rohkem avada, siis see nagu 500 mis iganes representatiivne valik võib valida, hakkab nagu palju ilusamalt oma tööd tegema. Ütleks ka vahel, et muidugi väga meeldib otsedemokraatia suund ja ma tegelikult väga loodan, et näiteks presidendi valimised mingil hetkel muutuvad otsevalimiseks Eestis ja nüüd edasi saame erinevate sammudega selle otsedemokraatia poole liikuda, aga samas midagi praegu debatis ikkagi tuleb kiusatust tuua nagu riskikohti ka välja ja siin räägites pensionifondidest, et ma arvan, et ma vist ainult inimeseks suudaks praegu pensionifondide viimase 12 aasta reaaltootluse öelda ja ma arvan, et tavainimene peab seda teadma selles mõttes, et selles mõttes on väga hea näide pensionifondide kohta, et me elame maailmas, kus otsused, mis tuleb langetada, eeldavad niivõrd palju spetsiifilist informatsiooni, et tavainimene tihtipeale ei peaks seda kõike endasse hoomama ja haarama, et tegelikult esimesdemokraatia moment iseenesest või mingi tasakaal otse esimesdemokraatia vahel, kus keegi paneb paika pikaajalisi plaani, et selline nagu meie pensionisüsteem ja ärme seda praegu nagu pidevalt ümber hääleta ja lahti ei muugi. Ma arvan, et see on tegelikult hea, et see on üks otse esimesdemokraatia pluss selles mõttes, et esimesdemokraatiaga saab võib-olla pikemaajalisi protsesse järjekindlalt ellu viia, näiteks pensionisüsteemi hoida 15-20 aastat ja siis teha võib-olla muutused. Näiteks Eestis, kui ma mõtlen konkreetsete probleemide peale, nagu see teadusrahastamine, siis muidugi seal on alati seda asju paremaks teha, aga praegu on paljud inimesed ise öelnud, et pidev asjade muutmine ja siia-sinna lükkamine võib teinekord olla isegi kahjulik. Ja ma arvan, et siin on üks punkt, mida võiks otsedemokraatia puhul ka silmas pidada, sellega tasub mõelda, et seda rakendades, et maandada riski või vältida seda, et teinekord saaksid kahjustada mingi pikaajalised valikud ja suunad, mida
võiks pikemaajaliselt hoida, et mitte kohe paari aastat pärast, et proovime jälle istuvad, et laseb otsedemokraatia korras rahval paindlikult asju suunata siia-sinna. Et esindusdemokraatia selles mõttes on üks pluss igal juhul. See oli päris hea näide, et viimase 10 aastaga on pensionifondid kaotanud indeksi tootlusest 3,5% meeldib palju raha. Et kui sa mõtled 30 aasta peale, mis on tavaline 35 aasta peale, mis on tavaline pensioni kogumise periood, siis inimesed on kaotanud reaalselt miljonit. Ja nüüd siis kõlas nagu eksperti väide, et me seda süsteemi ei pea muutma, et millal see põhineb. Esiteks, pensionifondide reaaltootlus on olnud 0,38% just miinus. Miinus võrreldes indeks on kasvanud ju 5% võrra miinus 10 aastaga. Kui sa võtad MCI indeksi, siis sellele pensionifondid jäävad ka alla. Et millal sa võtad nulliga võtad või? See on eksperdi arvamus, et pensionifondi tootlus peab nulliga võtad. Reaaltootlust ei võrrelda, vaid arvutatakse, võttes arvesse erinevad komponente, nagu näiteks inflatsioon ja teenustasu. Ja teine pool siis sellest, et sa väitsid, et me maksame palju teenustasu, siis võttes arvesse portfeli mahtu, mis on suurusjärgus mõttes miljardi, 1,7, ja maksame sellest ainult 9 miljonit, siis... Väga konkreetne näide. Hästi uskumatu. See on väga konkreetne näide. Meil puudub parasjagu näiteks võimalus, ma ei tea, mingi MTÜ Eesti pensioniühistul osta kõige odavama haldustasuga indeksfondi, panna sinna kõik see raha, kasseerida nagu niivõrd väike nagu number kui vähegi võimalik ja selline moodus on seadusandlus siis parasjagu lihtsalt puudub. Kui me räägime reformist kui sellisest, kui sa ütled, et me ei peaks muutma, siis mina isiklikult näiteks leian, et mul võiks olla selline võimalus, et ma saan panna võimalikult turvaliselt kindlasti selle ära ja las siis nähtamatu käsi tegelikult selle rahaga edasi, kui mu alternatiiv parasjagu on nagu raha kaotamine. Et kui sa leiad, et sellist reformi ei võiks ette võtta, siis väga tubli konservatiiv. Kui sa räägid teenustasudest, siis mille eest sa maksad neid teenustasusid? Selleks, et turgu lüüa, et teha paremat tootlust kui see, mida siin praegu kirjutaks. Aga kui sa maksad teenustasud ja teed kehvema tootluse, siis minu arust sa ei pea olema sellest konservatiivseks, nagu teised sõnad, et miks mille peale sa eksperdi arvamused põhimõttes praegu. Et ma arvan, et selles mõttes ongi see näide, kus otsedemokraatia toimiks. Küll mitte demokraatia mõttes, vaid fondi valitsemise mõttes. Et kui Eesti fondi kaldurid ei oska, siis fondid on midagi peale hakata. Ja taksojuhid ostavad. Suvaline ahv ostab, kui ta ostab endale indeksfondi, siis ta teeb parema tootluse võrreldes sellega, mida vaata sharp indeksit või näiteid Eesti fondidel. Mitte ühtegi ei ole ju, mis oleks kohalik ja mis oleks teinud parema tulemuse. Ja see on ju sama näide, mis räägib vastu sinu väide, kus eksperdid on targemad kui tavainimesed. Tavaline börs on tavainimeste poolt opereeritud mehhanism, sisuliselt me eeldame, et firma väärtus on seal õiglane. Ja nüüd sa räägid, et Eesti eksperdid saavad paremini hakkama. Millal see põhineb? Sellest ma ei saanud aru. Ma vahepeal tuletan meelde, et inimestel on võimalik küsimusi küsida ja kommentaare esitada, et selleks palun kätt tõsta. Aga siin on väga palju juttu olnud, et kas inimestel on piisavalt teadmisi ja oskusi, et kaasa lüüa mingite otsuste tegemisel. Aga ma küsiks, kas inimestel on üldse huvi ja tahtmist seda teha? See on palju lõbusam küsimus ja surmuse aega, kui süsteem toimub, siis jõuab, see nõuab liigselt palju tegelikult nagu inimesepoolset tegevust. Liiga palju enda aega, mida nad saaksid kulutada ja selle tulemus, juhul kui sa hindad nagu keskmise kodaniku aktiivsus, et ta ei lähe ise korraga hästi, vaid lihtsalt huvitab sellest, mis toimub ümber, siis see tulemus ei ole talle tegelikult väga sageli mõistlik. Sellest, et ta hoiab ennast sellega kursis, ta ei võida selles mõttes, kui ta on aktiivne, kui ta plaanib tegelikult seda isikut muuta, kui ta osaleb selle mõttes, siis see kulutada vaja on, võib olla korralitsuunast, et see võib tõepoolest olla tema ennast mõistlik rahaga. Mul vähemalt on hommikul peeglisse vaadates ratsionaliseerib seda enda. Aga väga laias mõttes me ei saa tegelikult selles mõttes süüdistada inimesi selles, et nad ei taha osaleda poliitikas. See on selles mõttes nagu
on hea marker ka selles mõttes, et kui nad tõepoolest tahavad hakata osalema, siis on midagi poliitilises mõttes väga mäda. Minul on konkreetne mulje viimase kohtumistest jäänud, mis on kõige rohkem häirinud, miks ei taheta osaleda, on see valimissüsteem, kus meil on üldnimekirjad ja väga paljud Veidi Agedale ise, kes osales loomises ja kirjutanud juba mitu aastat tagasi, mõistlik oleks, et sellest üldnimekirjade süsteemist loobuda ja lihtsustada ja tõesti teha kas ringkondi juurde ja konkreetselt inimene valib inimest, kes läheb siis Riigikokku, et kas või selle sammuga anda inimestele seda julgustust, et kui sa lähed valima, et sa valid ikkagi seda, kes siis sisse saad, et meil on erakondi, kus siis on üks inimene, kes veab sisse terve rodu kedagi, tunne, eks ole. Kas, ütleme, me arvestame tegelikult päris korralikult analüüsinud rahvakogu ajaga, et kas sa tead, et eelmistel valimistel näiteks, kui oleks otse valimine, ehk siis komisjonimandaadid oleksid nagu ära, et ei oleks, et mitu inimest oleks Riigikogus teistsugused nagu võrreldes selle praeguse koosseisus, kui pakku nagu mingit laest võrdade arvu. Kas on 50, 10, 1? Sa mõtled, kui puhtalt häälte järgi? Jah, just. Et samas süsteemis praegu, aga ütleme, kui Pärnumaal on 8 mandaadi, siis 8 rääkis ja sealt Pärnumaal ühtegi kompensatsiooniga. Et mitu uut inimest oleks Riigikogus? Ma ei ole arutanud seda. 4. Sa ei üldest. See oleks tõeline evolutsioon, kui selle süsteemi sinna nagu sisse panna. Võib-olla inimestel oleks tõepoolest parem meel, et ma ei ole üheski öelda, et see on nagu mõnikord see sõnum toimib paremini kui see reaalne efekt. Et 4 inimest 101 on 4%, et selles mõttes võib-olla need 4 inimest nagu muudaks Eesti ajalugu kunagi ei tea. Aga publikus seas on üks küsimus tekkinud, võtame selle vahepeal. Jah, et te kõik olete poliitikas ja kõik olete nii ambitsioonikad mehed, noored mehed, te tahate midagi muuta. Et nüüd ma ise vabandan ära minema, aga viimane küsimus ma küsin, et kui teie oleks peaminister, 3 asja, mida te muudaksite tänases Eestis? 3 asja, väga konkreetselt. Aitäh. Palun, kes soovib alustada? Seda võtab kõigepealt oma programmiga ellu tulnud. Sul on ka ju oma programmis. Mis ma ise olen tähele pannud ka ametnikuna on see, et peaministri strateegiabüroo mõnes mõttes kogu energia, mõnes mõttes ka põhjendatud suunanud pigem siis suhtlusele Euroopa Liiduga ja kogu see Euroopa 2020 temaatika strateegia eesmärgid on nende põhiline, mis mulle meeldiks, oleks see, et peaministrile tekiks tugevam strateegiline võimekus, et mulle tundub, et see praegune büroo ja siis kõrval üks ole see Riigikantselei, kes siis ajab sellist igapäevast asja, operatiivset asja, ei suuda selliseid strateegilisi, pikaajalisi plaane peaministrile oleks piisavalt veenvalt lauale panna ja tema hääl oma visiooni mõttes või eravisiooni mõttes ei saa piisavalt tuge sellest haldusaparaadist tema ümber. See oleks üks asi, et on üldine võimekus. See tähendab seda, et kõik, mis teema on laual, et temal oleks oma ideede toetuseks või oma pikaajalise visiooni toetuseks ka konkreetsed akadeemilised analüüsid. Meil ei ole ka ühtegi peaministri ideede taga ei ole tegelikult ametnike poolt teenitud pikaajalisi ja põhjalikumaid analüüsid. Et see analüütiline võimekus ja strateegilise nõustamise võimekus võiks olla parem detailides, konkreetsemalt mingites teemades, kas või regionaalarengu ja nii edasi. Ja teine, mis ma ise tean praegu Eestis tähtsaks, on see, et kui erasektor ei ole huvitatud laiemalt väljapoole investeerimist, siis ma arvan, et peaministri eestvedamisel ilmselt see oleks võimalus, peaministri ise teda veaks. Oleks ikkagi pikaajaline investeeringute programm, oma rahast investeeringute programm Eesti koostada, ehk siis praegu me praktiliselt oma riigi vahenditest regionaalarengusse investeerida. Kui oleks vaja lisavahendeid leida, siis kas või teelida võlakirju või mida iganes, aga kui nüüd ja praegu seda ei tee, siis oleme selles mõttes ka keerulises olukorras, sest et kui võtta ajaperiood 2000–2020, siis 15–24 aastaste noorte
osakaal kahaneb ühiskonnas 2 korda. Samal ajal on nii-öelda 30-35 aastast osakaal kõige laiem, kõige suurem, väga palju ja need on inimesed, kes nii-öelda on perevõimes eas ja ma arvan, et see on väga tähtis, et need, kes elavad väljaspool Harjumaad, et neil oleks töökohti ja selleks on piirkondades pikaajalisi investeeringuid vaja, et see nii-öelda regionaalpoliitika oleks see teema, mida ma kindlasti käsitleks. Ja kolmest asjast rääkida, et ütleme päris detailidesse pole läheks, et esimene asi, mida valimistel ideeris mul on selles lihtsam, et siin, ma ei tea, Siim hakkab rääkima mingit juttu, mis sotsiaalse programmiga ei klapi ja siis põhimõtteliselt on läbi see kampaania. Aga kindlasti on vaja haldusreformi teha, mitte riigireformi, vaid just sellist üsna sellist lihtsalt valdade kokkuliitmist, et siin ei ole nagu variant, et me kahjuks oleme seda võimalust maha magata 90-ndates, kus see oli täiesti nagu kõigi märsus isegi nagu seda, see oli keerulised probleemid. Aga täna poliitilist tahet ja tegelikult väga võimalusi ei ole, et erakonna jaoks, kes seda tegema hakkab, see on poliitiline enesetapp, ILL on seda just paar aastat tagasi läbi teinud, nüüd on nagu võib-olla järgmine tulemas, et see on esimene asi, et siin on teadvad maakonnad, kus tänase struktuuriga lähevad asjad väga hapuks siin lähima 3-4 aastaga, et praegu on juba hilja, aga parem hilja kui mitte kunagi. Teine teema on kindlasti maksureform, mis ütleme, jäi täpselt samamoodi tegemata siin sajandi alguses, et meil on, kui rääkida nagu sellest analüüsist, siis tegelikult kõik need viimased maksumuudatused tähendavad seda, et 1% me võtame siit maha, 0,5 liisame sinna ja nimetame seda reformiks. Tegelikult reformist on asi ikka suhteliselt kaugel, et see on selline Exceli ühe nagu veelu modifitseerimine, see ei ole nagu reformi allkvalifitseerunud, et mis on nüüd puudu, meil on kindlasti puudu sotsiaalmaksuvaagi, mis viiks Eestisse tegelikult päris palju tippspetsialiste, kes Eesti firmades on kirjas teistes riikides. Kui Eesti firma on mingisugune Läti filiaal, siis see inimene läheb sinna tööle ja me ei räägi nagu praegu siin sellest, et me ei saa tema sotsiaalmaksu, me ei saa midagi, me ei saa tulumaksu, me ei saa tema käibemaksu, et lihtsalt jääb sellest rahast ilma. Ja reaalne mõju on päris suur, me näeme seda tulemust umbes 3-4 aasta pärast, sest Läti tegi selle ära 1,5 aastat tagasi ja Leedu majandus selle mis inimes öelda, et ostujõu SKT järgi on meid juba ületanud, Läti oma ületab umbes nagu aasta 1,5 pärast ja siis me oleme 3. majandus Baltikum, mis me ei räägi sellest, et me oleme 5 rikkamas seas, me oleme teisi 3, mis siin oleme regioonis, et see on probleem ja seda on võimalik lahendada sellega, et me teeme need reformid ära praegu, sest et kui me teeme neid ära 5 või 10 aasta pärast, siis meil ei ole siigrupi nagu, kellele me need reformid teeme, meil ei ole neid tippjuhtist, et nad on mujal ja nad ei koli siia tagasi, nad seal ei ole põhjust. Ja 3. teema on kahtlemata migratsioonipoliitika, meil puudub praegu visioon, kes ja miks elab meil näiteks aastal 2030. Me ei tea seda ja keegi ei ole selle peale isegi mõelnud, sest meil ei ole ühtegi dokumenti, mis seletaks, et keda me siia tahame. Ja aastal 2030 meil ei ole seda valikut. Aastal 2030 ei küsida, kas me tohime siia tulla. Nad lihtsalt tulevad. Ja kui täna me saame valida, siis jälle 10 aasta pärast enam ei saa. Ja kui see valik jääb tegemata, siis me lihtsalt nagu põhimõtteliselt nagu go-the flow strateegiaga läheb edasi, et juhtub, mis juhtub ja ehk siis, ma ei tea, ülejäämistel Riigikogu valmistel valid otsustavad seda. Aga ühesõnaga, meil on paar reformi, millega me jääme hiljaks, aga mida me saab nüüd teha, ja siis on mõned, millega me jääme nagu lootust hiljaks, et see on nagu üks nendest. Siim Tuis, palun siis kiire vastus, sotside programm 3 lausega. Rohkem raha õige. Ei, aga kõigepealt ütleks 2 lauset ette. Esiteks, me võime täna selgelt rääkida vastademokraatiast ja
osalusest ja suurest hulgast mingitest muudest asjadest, e-residentsusest ja sellest asjast, aga jah, moderaatori küsimustes olid need nagu põhirõhukohad. Teisena on öelda, et suuremat osa jutust, mida Andrei rääkis, tegelikult võetan ka ise. Poliitilistel põhjustel sotsid ei saa sarnaseid asju alati välja öelda, sest näiteks kas või ravikindlustuse mõttes solidaarsusest loobumine oleks meile selles poliitiline asjad, mis ei tähenda seda, et me nagu ei vaataks neid murelikult ja ei mõtleks, kuidas neid põhimõtteliselt saaks lahendada. Ja immigratsiooni mõttes loomulikult. See, kuidas Vene kontaktid põgenema ja kuidas mind isegi nagu Rootsi ja mujale ja tegelikult oleks olnud võimalik palju rohkem mõistlikke inimesi endale siia saada ja saab ja on võimalik veel mõningate lähemate aastate jooksul. On tegelikult näiteks üks nendest kohtadest, kus me oleks võinud olla palju rohkem aktiivsemad. Aga ka näiteks uhrimugrid ja immigratsiooni mõttes, et kui meil on praegu programm, kus tuleb 100 inimest aastas, kelle Eesti riik maksab nende siin õppimise kinni ja siis viskab peale õpingute lõppemist nad välja, siis põhimõtteliselt suurendada seda tüüpi immigratsiooni siis ja püüdes teha ka oma poolt kõik, et nad jääksid peale seda siia, on mõistlik küll poliitiliselt väga kasukas enda välja. Sellisel juhul konservatiivid kõrvalt kasutavad ka paremad käed tulevad ja tahavad siin risti lüüa. See on huvitav, kuidas olukorras Tartus üle 25% noortest on töötud ja Eestis on 22% noorte tööpuudus. Ikka loodame, et kindlasti kuskilt mujal tulevad inimesed sellest, kuidas töö. Meil on vaja tagada meie enda noortele tagada väärikad töökohad. See on väga hea, ma pärast nii, aga kuna teema on siiski osalusdemokraatia ja publikuse sammu üks küsimus ootab, seega palun sõna publikusele. Minul oli ka suhteliselt osalusdemokraatia aeg küsimus. Selles mõttes nagu ennem käis läbi just see, et kuidas ikkagi, et nagu siin mainis, et tegelikult see sama inimeste, tavainimese soov poliitikas kaasa rääkida, see tekib olemas siis, kui midagi on väga halvasti. Minul isiklikult on ka, et sellest, kui tohiks kuskil midagi kaasa rääkida, see eeldab tegelikult mõneti ekspertteadmisi vähemalt olulist ajakulu selleks, et ma seda bussi liiksin. See eeldab lihtsalt juurde ingutusse, et otsid üles inimesed, kellega rääkida, kuidas rääkida, oma idee esitada, siis võib-olla tuleb sellest mitte midagi välja. See on tõeline piir tegelikult. Ja siis ongi see mõte, et kuidas ikkagi täpselt tuleb see arvamus, et kui inimesed tahavad kaasa rääkida, et siis on meil selline harimatu rahvamass, kes tegelikult ei tea, mida tahab. Sest mul isiklikult mis sama valijana, mul on tegelikult ükskõik, kes on tegelikult Riigikogus, kui nad teevad head tööd. Või kes Eesti riiki valitseb, kui nad teevad korralikku asja, siis kui mul on põhjus sekkuda, siis kõik on hästi. Et see ongi see sama, et kuidas tegelikult te näete, et oleks võimalik, ütleme siis tavainimesel lihtsamalt ja mugavalt kaasa rääkida. Sest kui neil on soov ja tahe kaasa rääkida, siis tõenäoliselt on midagi valesti. Ma toon sulle näide, et just kõlas Eestis noorte töökohas ei ole 22, see on 14 ja 22 oli kriisi tipppunktidena, statistikat peab uuendama, 2008 on ammu läbi, et 2015 on praegu, 7 aastat on läinud. See on lahkel mõttes suure hoogu, jah? Ei, no päriselt, nii ei tohi, et lihtsalt kuskil mingisugune number tuleb. See on kui sa räägid oma lapsega, siis see võib nagu pädeda, aga... See ei ole nagu õigus, aga see on nagu näide sellest, et kui 14 palju, see tähendab seda, et iga 7 on ilma töö kohata. Aga näiteks IT-sektoris on puudu 3000 inimest Eestis. 2000 inimest vees päeva peal. Neid ei ole. Minu firma otsis endale pool aastat programmeerijat, kelle palk oli 2500 kätte. Vähe hea, aga saab nagu tõsta kindlasti, et siis me ei võida nagu neid tellimusi. Ukrainas inimesed pool aastat ei ole nagu ühtegi Eesti programmeerijat. Mul on selles sama, et mul on tüdrukul sama. Ja nüüd mõtleme nagu see programmeerija peale. Tema saab seda raha, mida siis keegi ei saanud pool aastat, eks. Tema jätab seda raha siia. Ta ostab endale süüa, nagu iga teine inimene. Ja nüüd loomulikult võibki mõelda, et selline lihtne järeldus, et kui meil on 14% töötust, siis paneme piirid kinni
kindlad inimesed teevad tööd. Reaalselt on olukord vastupidi. Aga sellest peab nagu ühe sammu nagu edasi tegema, et mõelda nagu detailselt selle olukorra üle. Aga see oli näide sellest, kuidas võib olla nagu inimesed kardavad, et tavainimene mõtleb. Ta mõtlebki seda, et meil on tööd inimesed Eestis, paneme pidi kinni, nad teevad enda tööd. Et see nii alles nagu ei toimu, et mõnikord peab nagu keerustatud nagu mõttekäiku ette võtma ja see on juba päris tõesti väljavõttes. Ühel hetkel mõtlesid ka riigid täpselt samamoodi, panid oma piirid teistele riikidele kinni ja tegid suurt hulka tariifidele ja alles hiljem avastasid, et põhimõtteliselt kui vastastikul kasulikul viisil neid tariife alandada ja suurendada majandusolukorda, siis tegelikult see sünergia katab ära kohad ja sul on veel pisut nagu rohkem üle. Et selles mõttes immigratsioon alati ei ole nagu mingi paanika. Küll seal on nagu tegelikult nagu välismõnudega aastanud, et selles mõttes see, kui me homme tõstaks siia viimasest, siis loomulikult meil oleks sotsiaalsed probleemid. Aga sellepärast ta tulebki nagu tegelikult vaadata seda küsimus pikema perspektiivi ette ja mis on need valikud, kuidas me oleme asjadega okei ja millega me ei ole. Asi on selles, et kõrgtehnoloogia töökohad ei saa kunagi päästa või leeventada lõpuni tööpuudust. Kui võrdleme näiteks Eesti tööhõivestruktuuri, kas või võtta mõne eduka riigiga, ütleme Riigikogus õpetaja valgedaks 3,5 eurot, ütleme Soome, siis põhimõtteliselt võrreldes tööhõivestruktuuri jõuame järelduseni, et Eestis on umbes puudu 35 000 sellist kõrgtehnoloogia spetsialisti, insenerid edasi. See ei ole väga suur arv, arvestades seda, kuskil siin 600 000 töötajad. Tegelikult need 35 000 inimest välja koolitada, välja õpetada Eesti tingimustes ei ole iseenesest niivõrd suur probleem. IT-tööhõive ei lahene kunagi noorte tööd. 14% noortest, kellel praegu tööd on, need ei õpi IT-inseneriks ja nad ei lähe kõrgtehnoloogiasse tööle. Majandusarendus selles mõttes nagu teist loogikat pidi, et on vaja teatud osa inimesi, kes tegelevad arendustööga, kes võimendavad seda ettevõtte innovatsiooni ja edasi tootearendus ja selle kaudu tekib ühiskonda lisaraha, mis siis tõstab teiste palkasid. Et loota sellele, et lihtsalt kõrgtehnoloogia töökohad on need, mis lahendavad meie probleemid, et päris nii ei ole. Et tegelikult selle majandusega tervikuna. Nii kõrgtehnoloogia töökohad on kindlasti väga põnev teema, aga kaks küsimust pakub. Ma soovin numbriselt natuke nagu hoolikalt käituda, et meil on IT-sektoris 13 000 inimest ainult. Kogu tehnoloogiasektoris 25, no sõltub, mida sa võtad, eks. Sa võtad mingi, ma ei tea. See on hästi tõele, et Eestis on arendustöötajatest, mitte need, kes tegelevad näiteks lihtsalt nautiga tööga, või ma mõtlen inimesi, kes on arendustöötajad, neid on Eestis praegu 5000, kellest 3000 töötavad IT-sektoris. Ja seda välja oli see, et 30 000 väljakoolitud on väga lihtne. Sul on 5000 olemas ja 30 000 juurde saada ei ole just mingi probleem. Räägin arendustöötajatest üldse majandusest tervikuna. Ma saan aru, et sa lihtsalt oled siuke nagu beneficial miljonär, kes ei taha saada raha, kes ei taha koolitada neid inimesi ja selles mõnel püüab saada EKRE-ga Riigikokku. Härrad, palun rahudele publiku seas juba ammu küsimusi. Diagnoosi eest, doktor Tõis. Aitäh teile. Mulle tundub, et see on üsna raske teemas püsida selle teemaga, mis me alustasime, eks ole. Ja me eelmise küsimusega seoses me liikusime immigratsiooni ja tööhõive juurde, aga teeme praegu katse. Ma küsiksin sellist küsimust, mis on selline teoreetiline arutelu selle algse teema kohta, et mis te arvate, kui teoreetiliselt oleks meil selline süsteem, et ei ole mingeid valimisi, vaid iga inimene saab hääletada iga küsimuse üle. Või kas te arvate, et võiks teoreetiliselt olla näiteks võimalik luua selline süsteem, kus mingid inimesed siis ühesõnaga saavad hääletada igasuguste asjade üle tihti. Kas meil oleks näiteks tehnoloogilised võimalused selleks ja kas see oleks ka sisuliselt võimalik, et selle asemel, et meil on Riigikogu ja valitsus, kõik inimesed hääletavad näiteks nutiseadme kaudu kõikide küsimuste üle? Jah, tehnoloogiliselt on see võimalik. Praktiliselt ma ei usu, et see toimiks. Ei kindlasti toimiks, aga lihtsalt küsimus selles, mis tulemused tahavad saavutada. Ma tule välja, peab loengut, küsi inimeste käest tänaval, et milline tulumaks teile soovis. Pakku vastu variandist, näiteks 0, 5,
50 ja vaata, mis see kõige laste vastus on. Mõtle nende tulemuste üle, et võib-olla see annab mingisugust ettekujutust, et mis need ohud on selles, selle asja nimi on liiklik demokratsia, kus inimesed otsa võidavad, nad vajavad. Aga hea asja selle juures on see, et inimesed tegelikult õpivad. Et võib-olla esimene aasta ongi meil 0% tulumaks. Teine aasta enam vist ei ole sellepärast, et avastatakse, et siis nagu inimesed hakkavadki mõtlema 2 kõige ette, et mitte nagu, et paneme piirid kinni ja siis kõik käivad tööd, vaid nagu hakkavadki nagu mõtlema, et okei, nagu paneme piirid kinni, töötud on rohkem, kuidas see nii läks. Ja see võib-olla on ühiskonda kasulik, aga lihtsalt küsimus sellest, mis hinda me maksame selle eest, et kas paar, ma ei tea, aasta riigieelarvet 3, et võib-olla päeva lõpus on Eesti, ongi selline eskulik otsedemokraatia riik, aga lihtsalt see võib-olla natuke liiga päris meie jaoks. Isegi sellisel juhul, kui seda tõepoolest teha, selle teine külg on tegelikult selles, et kui kaua ja milliseid failure või milliseid kokkukukkumisi põhimõtteliselt see süsteem talub. Et kui praegu sa saad süüdistada selle mõttes väga mugavad poliitikud ja poliitik saab süüdistada, et kuskil on mingid pahad ametnikud ja pahad ametnikud süüdistavad, et üldse on mingi kommunikatsioon on halb ja keegi ei saa meist aru tegelikult. Või mis iganes on mingi ringjoones loogika, siis tegelikult on see küsimus selles, et mille nimel see, mis sorti demokraatiat me teeme, tegelikult vahendid teatud tüüpi elu elamiseks. Mingite inimeste jaoks võib selline vabadus olla väga väärtuslik, see on asi, mille nimel on nõus teistsuguseid hüves ohverdada. Teiste inimeste jaoks on pigem oluline mugavus. See, et Mac suudab enda tooteid nagu müüa märgatavalt kallimalt, ei ole otseselt alati seotud sellega, et ta teeks asju teistsugustest komponentidest või midagi, pigem on see kasutaja mugavuses. Ja kas selline süsteem on kasutaja mugav, pigem esimestel aastatel kindlasti ei ole. Ma võiks öelda, et siin võib teha võrdluse selle Linuxiga, et sa sunnid kõik inimesed korraga Linuxiga üle minema, mõne aja jooksul mingi hulk inimesi saab hakkama. Teine hulk inimesi leiab, et neid põhimõtteliselt ahistatakse. Läheks tagasi nagu sellise juurde, kus nad pidid vähe tegema ja said oodata telekas seegitat ja kõik oli korras. See küsimus ei ole üldse sellest, et ma oleks nagu põhimõtteliselt otsedemokraatia või mingite elementide vastu, kui me võime siin rääkida rahvaalgatusest ja sellest viisist, kuidas näiteks komisjonidest võiks olla palju suurem võimalus ja nagu sõnaõigus ja otsustus osalemine, mitte ainult kaasamine, kus keegi kuulab ära, vaid tõepoolest sa siin võetakse sellepärast nagu lauda võrdse partnerina, sest praegu tegelikult toimub see sageli pigem vastupidi, et siin kuulatakse ära ja siis peale seda sa võtad uksest välja ja sellega sinu etteaste lõppes. Vastaks niiviisi, et lihtsalt, et meie teadmised juhtimisest ehk siis, kuidas korraldada efektiivset juhtimist on väga tugevalt edasi arenenud. Ja kuivõrd me võtame aluseks selle, et juhtimine, siis me soovime mingit muutust, mingit edasiminekut, on paraku siis hästi paljude erinevate protsesside koordineerimine, et me liiguks selles suunas. Kas või võtame selle sotsiaalreformi, kui palju komponente seal on. Ja tegelikult me oskame seda mõnes mõttes ka selliselt korraldada praegusel hetkel. Tänu sellele, et meil on lisaks siis poliitilisel juhtimisel on ka haldusaparaadi juhtimine päris hästi välja kujunenud. On bürokraatlik, aga mitte töötab. Nüüd, kuidas kas see toimub siis otsedemokraatia inimeseks ise otsustada? Arvan niiviisi, et see suund, see võimalus on see, et tekitada siis teoorias nimetatakse otsustusvektoriteks, ehk siis, et tekitada sellised otsustusvektorid, mis siis hakkaksid mõjutama nende ametnike tegemisi kui poliitikute tegemisi. Aga see mudel otse inimene lihtsalt hakkab ise otsustama, hääletama ja otsedemokraatia korras kõiki määrusi, mis iganes dokumente mõjutama ja sisu looma, et see kindlasti töötaks. Aga selliseid otsuste vektorite loomisi seda protsessi võiks kindlasti tugevdada. Ma arvan, et siin on ikkagi hästi palju tööd ära teha just ikkagi ministeeriumi tasandil, ametnike tasandil ja mitte niivõrd Riigikogu protsessi suunatud. Riigikogu puhul võiks alustada näiteks saadiku tagasivõtsuse mehhanismist, keegi väga suure vea, 215 häält tagasi, ehk siis, et panna valikusituatsiooni ette inimesi, aga ütleme selliseid otsuse vektorid selles mõttes, et ametnikud peaksid siis rohkem suutma oma igapäeva töös teavitada neid sihtgruppe, kaasata
kodanikuühiskonda ja selle kaudu tekitada siis seda mõju. Miks sa räägid? Mida kutsus ametnikke tagasi, umbes veerand päeva. Ma arvan, et teil distsiplineeriks korralikult, et see jutt et siin on Riigikogu saadikud, neil muidugi võib iga kell tagasi, kus ma arvan, mõni läheb ka ise või piisavalt tajub seda olukorda, aga ametnikud läheb kuhugi, nad võivad seal elada aastakümneid. Ja see ongi probleem, mis meil haldusreform tegemata. Sama poliitiline taheti. Meil on veerand volikogudest, kus volikogu esimees on esimest volikogust saadik seal. Veerand, et see on uskumatu. Ja kui sul on elabki selles omavalitsuses 200 inimest, siis ta jääbki sinna kuni surmani. Ja ametniga on täpselt sama lugu. Et nad on väga harjunud oma tööga, nad võtavad endale abilisi. Meie riigiaparaat kasvab iga aastaga. Ja see on... Vale info kahanes. Ainus ministeerium, mis kahanes, oli Kaitseministeerium. Kõik on suured. Siis Rahandusministeeriumist näiteks oluliselt kahanes. Ametnike arv on kasvanud iga aasta vääralt ja palgad kasvanud ka iga aasta vääralt 5 aastat, kust nad said -3% palganumbritest. See on probleem ja see protsess on meil aastat selline aheline reaktsioon käes, et ma ei taha isegi mõelda selle peale, mis Eestis saab 10 aasta pärast. Et kui me räägime sellest, et see aparaat on hästi hakkama saanud, et midagi me võtame praegu seda. Ma ei saanud aru, et see hästi oli selline subjektiivne arvamus või ma ei tea, siin on mingit võrdlust pakkuda, ma ei tea, kellega, meil on ju erinevad riigid maailmas, ma ei tea, Ameerikas, Zimbabwe, mis see skaala oli, et kus see hästi paikas seal? Ma arvan, et me hindame oma ametnike tööd praegu. Ma küsisin reaalselt, et see hästi kõlas mille kohta. Et me oskame hästi juhtuda protsessi, et hästi võrreldes kellega, võrreldes rahvaga, võrreldes teiste riikide. Euroopa Liidus võrreldakse iga-aastaselt nii ametnike otsuste efektiivsust kui ka siis selle indeksis sees näiteks Euroopa Liidu rahade kasutamine muud. Nende näitajate alusel ei ole väga kehvad, me oleme seda täiesti normaalselt ja keskel. Ja kui me ametnike arvu vähendame, me oleme arvestama sellega, et iga ametniku tegemata töö on tegelikult krediidi andmine lobigruppidele, et see on alati igal pool niiviisi töötanud. Ametnik tõmbab oma tööd vähemaks, siis lobigrupid hakkavad üha rohkem mõjule pääsema. Me oleme Eestis ju näinud seda, kuidas on siin taastuvenergia hinnaprotsente kõigutatud ja nõnda edasi. Mina väga ei mängiks selle teemaga, et ametnikud minema ja otsustame ise kõik. Ja iga ametniku vallandamisega sureb üks klassikuga, üks öölis. Siin tõesti kommentar. 2 asja. Esiteks selleks, et Riigikogu liikmed saaks üldse väga seda peaks, et nad olema kõik ühe ringkondades. See tähendaks üle Eesti 100 mandaati ja sellepärast, et sul on muidu väga raske selgeks teha, kes kelle poolt hääletas ja kas sa said majority selles mõttes, et tagasi maksud, et sul on see päris võtta. Aga see ei ole iseenesest võimatu, aga lihtsalt kujutage ette, et teid jaotataksegi mingi paari tänavuga näiteks Tartus siin mingiks piirkonnaks ja siis te saate sealt mingi inimese, kelle see võib-olla tekiks teile võimalus tagasi võtta. Ma ei leia, et see süsteemi muutus sellisel viisil oleks meile kõige parem, aga see selleks proportsionaalselt ja kaotamine niikuinii ja see, et ühel hetkel on meil siis selle tõttu 2 parteid, vasak ja parempoolne populism. Lihtsalt sellepärast, et tugevam võidab kõik ja sellisel mingid väiksemate parteide esindust ei ole sellisel üldse võimalik näidata enam. Aga see selleks, kui EKRE tahab ära surra, siis on igati positiivne. Selle riigiaparaadil näiteks 2 väga konkreetset selgitust. Kui tuleb uus minister ja ta on eelnevalt valdkonnas kogenematu, siis tal on põhimõtteliselt 2 valikut. Üks on see, et ta püüab teha mingit struktuuri muudatust, millega tegelikult ei muutu midagi, võib-olla mingi paar juhtimistasud kuskil tekib juurde või nihku. Ja teine variant on selles, et ta püüab oma majaga läbi hästi saada ja siis teha ära mingid konkreetseid poliitilisi ideid. Selle teise juurde pigem see ametnikkond kasvab ja pigem kasvab see isegi niipidi, et kui minister ütleb kantslerile, et ma tahaks seda või teiste ordekonda aadelastena on neil ilgelt halva tööd, siis kantsler ütleb, et jaa, aga enne valimisi on see tark mõte, su maja
suust mässama ja siis sa ei saa üldse mingit asju ära teha ja pigem nihutame nad sinna teise osakonda ja riigieelarves ikkagi selle eest raha. Euroopa Liidus on selles täiesti samamoodi, et nad isegi lase lahti saada, nad lihtsalt sujuvalt suunavad selle kuhugi teise digitsi edasi ja siis ongi mingid inimesed, kes on põhimõtteliselt nagu valamatud ja neil on paisud. Sa võtad uusi inimesi juurde, kui sul on vähe kergi tööd, tehakse ka nendest, kes tõepoolest nagu tööga hakkama ei saa, sa ei saa nendest lahti. Et selle mõttes ma pigem olen väga nõus sellega, mida Andrei eelnevalt rääkis, et meil on piisavalt palju tegelikult on ametkonna seas neid, kellest võiks nagu eraldada. Probleem on selles, et see ei ole väga kerge tee. See ei ole kuidagi nagu lihtne ühegi poliitiku jaoks, et sa lähed ametkonna vastu. Ja eriti raske on see siis, kui siin tõepoolest on võimalik nagu kas sinu enda kogenematuse või tulemuste valimistega kuidagi mineerida. Et selle jaoks, et tõepoolest nagu seda vähendamist korralikult ära teha, sul on väga tugev tiim ja väga tugev arusaad sellest, kes on seal nagu ohverdavad ja kus käib tegelikult nagu kontoripoliitika, et kes milline üksus tahab mingi teise üksuse liikmetest appi saada. Kaks asja on sigamine, et üks on see, et me tahame bürokraatiat vähendada, mis on väga õige, aga see ei tähenda seda, et see peab tegema siis selle arvelt, et ametnikest vabaneda. Ma mõtlen, et üks natuke probleemi küsimus siin on see, et me demoniseerime üldse avalikku sektorit Eestis, et pidevalt tõstetakse kisa selle vastu, mõtlemata sellele, et tegelikult see joon erasektori ja avaliku sektori vahel on väga väike. Küsimus on selles, et ühed teevad investeeringud selleks, et toota erakapitalile intressi. Teised teevad investeeringud selleks, et kasvaks nagu avalik hüve. Et ärge alahinnake seda, mida teevad ametnikud, mis püüdlused või mis protsessid on nagu riigid. Kokkuvõttes on kõik need investeeringud, sellega püütakse midagi teha, saavutada ja need on vajanud pikaajaliseks arenguks. Ärge alahinnake seda. Teine probleem on see, kuidas seda elu viiakse. Ja siin ma olen 100% nõus, et bürokraatia on kasvanud nagu üle igasuguste piiride, aga küll aga ma ei ole nõus, et avaliku sektori ametkonda oleks vähem vaja või et kui lihtsalt vähendame varem, sellest läheb paremaks. Aitäh, võtame publiku seast veel mõned küsimused, palun. Okei, mul on üks provokatiivne mõte just härra Korobeinikule. Kas poleks mitte võimalik teatud bürokraatlikke funktsioone delegeerida arvutiprogrammidele, botidele väljuselt? Millised funktsioone? Kusjuures isegi tegelikult on parasjagu delegeeritud, meil on pensioniseaduse mõttes on parasjagu unikaalne olukord, kus tegelikult võiks olla isegi tahe poliitiliseks muutuseks, aga mitte keegi ei saa isegi seda valemit muuta, sest IT-süsteem on nii vana, et see põhimõtteliselt kukub igasuguse muutusega kokku ja järgmised 9 kuud ei ole võimalik seda uut süsteemi ehitada, mis tähendab, et nagu selle ajal on põhimõtteliselt code is law, see on nagu lihtsalt ära kruvitud. Siin viimane Carnegie uuring oli, et aasta 2030 kaob Inglismaal 60% tänastest töökohtadest, et neid tööd teevad robotid. Et see tähendab seda muidugi, et 60% inimestest kaotavad oma tööd või nad teevad midagi muud selle aastal, mida nemad teevad. Bussijuhid kaovad, kassapised kaovad ja nii edasi. Et raudselt on võimalik osa asjadest delegeerida. Osa asjadest on delegeeritud ka tegelikult rahvale, et siin Uus-Meremaa näide, kus nad panid seadused välja ja tulemus oli täiesti okei, et inimesed said Wikipedia põhimõttel delegeerida need eelnõusid ja tulemus oli täiesti rahuldav, parem kui see ametniku töö, kui sa võrdled kaks nagu lõppdokumendi, nii et selles mõttes need katsed tehakse, et täna lihtsalt ei ole nagu seda, mõtle selle peale, et internet on iseenesest, ma ei tea, 25 aastat vana, pluss miinus, eks. Et see ei ole pikk periood, et need asju ei ole väga levinud praegu, et küsimus ei ole nii väga tehnoloogias kui praktikas. Et ma ei tea, siin Islandi näidanud näiteks, kus nad kirjutasid endale uue põhiseaduse, eks. Nüüd Islandil on uus Islandil on uus parlament ja põhiseadus, et see rahva poolt kirjutatud põhiseadus, mille üle olid kõik väga entusiastlikud, jäigi niimoodi siis põhimõtteliselt ajalukku, aga mitte nagu juriidilist dokumendina. Et parlament ei saanud seda vastuvõtmisega hakkama, nii et küsimus ei ole nagu siin tehnoloogias või valmidus, vaid selles, et kas need protseduurid on reedud, kas nad on testitud kuskil või mitte. Et Eesti ei ole kindlasti mingisugune pioneer, et siin ei ole nagu sellest asja väga kaugel. Me tegelikult jääme alla nendes arvamused väga paljudel riikidel, et sama
kujutan ette, et ma ei tea, mis need märgkirjad olid meil, Siim võib-olla teab seda, kas oli mõni või midagi, võib-olla mitte, aga no, sellised kujul ei toimu, lihtsalt nagu me ei ole valimis, et noh, seal võib põhjuselt nagu otsida väga palju, üks kindlasti on see, et ma ikkagi rõhutan seda, et probleem on selles, et ametnikud on enda peale võtnud väga palju poliitika tegemist, et see on väga vale ja see liigub sinna suunas väga jõuliselt, et kui me räägime sellest, et siin vaene peaminister ei saa hakkama oma poliitika tegemisega sellepärast, et tal on liiga töö kaparaat, siis no ma väga palun vabandust, et võrreldes seda, et mis reforme on siin tehtud viimase 15 aasta jooksul, mitte ühtegi ja neid, mis olid tehtud aastast 90 kuni 98, kus see aparaat oli olemas ja ta kuidagi sai hakkama, täiesti uskumatu, et kus inimesed olid siis teised inimesed, et võib-olla toit oli parem või õhk oli puhtam, aga midagi nagu tegid ära. Ja mitte ühtegi reformi sellest ajast, aga aparaat ainult kasvab. Aitäh, küsimus publiku sellest järgi. Nii, panite tähele jah, Niilo Eestreast küsis otsedemokraatia kohta küsimuse ja poliitikud hakkasid kohe ametnikes jõunama. Aga enne kui seda tegid, oli see paar huvitavat mõtet, paar kommentaari öelda, et Andrei Korbennik siin lausus, et 0% tulumaks elab see, mida me kõik tahame. Ja tegelikult ei taha küll, et oli selline tore projekt, kui mäletate rahvakogu, mis 2 aastat tagasi avatis. Ja siis toimus seal selline asi, nagu enne kui need ideepäeval ja igasugustel, siin teab, et igasugustel käeringudel need ära võrdseti, moodustus seal ideede pingerina. Seal oli võimalik pakkuda seda, mõned pakkusid seal kanepi legaliseerimisteks, aga 0% tulumaksu ei pakku mitte keegi. Ei tulnud selle peale. Peamised ideed, mis seal pakuti, olid poliitikute võimu kontrollimine, piirangud. Ja ma olin seal töögrupis ka sinuga, et ei ole et seega siis väide on natukene, eks ju, mitte päris hundialgudel. Mis puudutab seda Apple'i versus Linuxi case'i ja siin on nagu oluline vahe on selles, et kas me teeme sellise süsteemi, sellise rahvakogu, nagu me võtame nii, nagu oli kusjuures, see lauluväljakule kokku kutsumine oli nii, et helistab siin Vabariigi mingi koostöö kokku, et nüüd tule lauluväljakule ja arva midagi. No nii muidugi ei tööta. Aga kui meil oli selline avatud lähtekoodiga süsteem, kes tahab see arva, kui sa tahad, siis sa otsustad midagi täna otsustab mina, et sul tuleb see tunne, täna ma tahan midagi otsustada. Okei, ma otsustan. Võt see on hoopis teine sihtgrupp, siis sul tulevadki ühiskonnast välja need inimesed, kellele meeldib häkkida, kellele meeldib Linux, kellele meeldib ise operatsioonisüsteemi kirjutada. Ja ma tahan väita, et see seltskond Eestis, see on see 5000. See on palju võimsam kui 100, kes sinna üles pürgivad või 101, eks? No see on väide, mida on võimatu kontrolli, et tegelikult keelustaat delegeerida seda võimu, kas 5000 või 101, et sa ikkagi delegeerid seda ära sellisel juhul. Päris on see teisena osa demokraatia või otsa demokraatia ei ole see, teisena tõeline otsa demokraatia on see, kus igaüks otsustab. Igaüks, kes tahab otsustada, mitte niimoodi, et sina pead midagi arvama asjast. Ja viimane, ma tahtsin küsimus sõidma, et sa väitsid siin, et Eesti tuleb 100 ringkonnaks jagada, et üldse on siin mingit otsedemokraatiat saadikud. Ma ütlesin see, et selle jaoks, et Riigikogu liiget tagasi kutsuda, on tegelikult nagu ainus mõistlik viis 101 jaotamine, sellisel juhul on sul võimalik öelda, et näe, eelmine kord hääletas, ma ei tea, Kalev Lillo poolt 500 inimest. Nüüd 500 inimesed nõuavad pahased ja põhimõtteliselt ütlevad, et palun tule tagasi. Ja lihtsalt siis oleks nagu selline olukord, kus Lasnamäelt valitakse Edgar Savisaar ja järgmisel päeval, kus mingid kustaks seda tagasi piisavalt korraliku hääl tänuga. Ja siis jälle valitakse Riigikogu ja siis jälle kustaks tagasi. See on lihtsalt nagu logistilist demoga. Aga kuna meil on siin julged ideed poolt käidi välja, siis ma pakun ka välja, et kes vaatas ka ringis toimub aasta lõpuks, siis 31, eks, seal Eesti nagu e-valimised põhimõtteliselt nagu tõmati läbi, eks, kes vaatab see teab. Sellega on me võime selle teema rääkida umbes tund aega omavahel, aga ma küsin, kas ei oleks mõtet selle kõige valutaks propageerida seda, et inimesed avalikustaks oma valiku, kas või e-hääletamisel, see on tehniliselt võimalik ja teie olete nüüd selle eeslinnast, teie võimalik käes nagu tõmbame järjekordse rahvakogu käima lihtsalt, et seome saadikud oma valijatega. Ma isiklikult ei toetaks seda. Ja see ei ole hea. Muidugi on sealt tuleneb vastutus. Ei, see ei tule vaadates, seal on miks
miks e-valimistel on tehtud väga palju tööd selleks, et sa ei saaks oma häält ütleme, näidata teistele, et selleks, et keegi saaks sellest rahastada pakkuda. See on nagu ainult põhjus, rohkem ei ole. Loomulikult teenistus on võimalik ja selleks, et rääkida... Mis on rahast? Küsimus ei ole ka rahast, küsimus on selles, et kes omandab sinu võimu juhul, kui ta suudab sinu projektida päris. Kui kellegi jaoks on väga oluline saada... Aga e-valimistel ju on ümberhääletamine välja mõeldud. Räägime siiski mikrofoni või lindistama seda, aitäh. Tegelikult on väga hea vastuargument. Salajane hääletamine ehk ohutusreeglime päratus, nagu nimetatakse, loodi seda pärast, et inimesed ei ostanud teist hääli juurde. Jaa, ma räägin seda. Siis oli nagu vankri. Siis ei ole see on sama palju, mis internetis inimesed tahavad olla anonüümsed. Sest Eestis nagu pole mitte vahet, aga Hiinas ja kuskil, kui sa oma arvamusega või oma e-arvamusega välja tuled, siis juhtub midagi halba. Jaa, see on... Aga kui me teeks korraks, et see väide, et rahvakogu ei pakkunud radikaalset varianti, see on tõsi. Ja tõepoolest ei olnud väga palju radikaalset ettepanekut seal, mis tõestab seda, et otsusdemokraatia ei olegi väga radikaalide jaoks. Ta on täiesti adekvaatne mehhanism. Mõnikord need ettepanekud ei olnud võib-olla niimoodi strateegiliselt läbi mõeldud. Näiteks päris populaarne ettepanek oligi see, et meil oleks 101 ringkond. See tähendab seda, et meil järgmistel valimistel oleks 2 erakonda. Väga lihtsalt. Puhtalt matemaatiliselt oleks see kohe järgmistel valimistel nii. Aga inimene nii mõtle, et ta ei jõua nagu seda kõike läbi mõelda. Ta teeb seda ettepanekut selleks, et vastupidi, et meil oleks palju nagu erakondi, et ta ei suuda nagu seda välja arvata. Mõnikord sellised ettepanekud lähevad läbi, aga samas ma olen nagu sinuga ühel arvamusel, et radikaalsed ettepanekud ilmselt ei lenda nagu otsedemokraatia keskkond. Aga ta suudab mõista, kui sa seletad poliitikale, siis ta suudab mõista seda, ta ei ole nagu... See oligi see sama põhjus, miks näiteks presidendi otsevalimine ei olnud rahvakogu poolt toetatud. Et me tükk aega kõhklesime ja kartsime, et kas järsku tuleb sealt selline nagu emotsioonibaasil hääletamine. Aga kui inimestele tegelikult ära seletada, kuidas see tekitab vastuolusi valitsuse ja presidendi vahel, kuidas üks on siis põhimõtteliselt saanud nagu rahvusmandaadi ja teine saa ja kuidas nad erinevaid poliitilisi agendasid põhimõtteliselt võiksid hakata teostama. Peale selle mõistmist tegelikult inimesed muutsid oma valikut ja lõppkokkuvõttes ei toetanud näiteks presidendi otsevalimist. Aga küsimus? See ei olnudki väga küsimus, mul oleks rohkem repliik, et oleks ilmselt kokku tulnud, ma ei tea, kuidas teie esinejad, aga mina esined küll sellepärast, et mõelda rohkem kastist välja, et siin Imre pikalt rääkis meile, eks ju, ametnikuna võludest, miks on nagu väga hea juhtimisteooriatest ja ma olen sellega õigel nõus, et ma ei valgi ja üldse vastu, aga minu mõelest nagu me lähtume sellest, et kuidas täna, kuidas on senini olnud, kuidas on esindusdemokraatiast need süsteemid nagu välja kujunenud, kuidas on salajase hääletamisega välja kujunenud nendest poliitteooriatest ja juhtimisteooriatest, aga võiks nagu rohkem kastist väljas mõelda, et see oleks nagu minu nagu ootus tänaselt ürituselt, et sellepärast on nagu ongi see mõte, et ei pea mõtlema nagu seda, kuidas täna on olnud, vaid võiks nagu panna sellesse nii-öelda lõps uude olukorda ja siis hakata nagu lähtuma uuest olukorrast, mitte nagu vaadata, et sulle häälte ostmine seal salajase hääletusega võis, et ametnikkond on vajalik, et ta kõige sulle pädevused nagu nendel. Me võtame ju tegelikult ühe ühiselt täiesti keskelt välja, et praegu on rahvas, on vahendaja, poliitik ja siis on see, kes nagu on see nii-öelda pädevuse kandja, mida pikalt me kuulsime, ametnikkond. Aga kui me võtame seda keskelt välja, et kuidas siis üldse on, et sellest olukorrast nagu lähtuma rohkem. Ma olen hästi nõus tegelikult, et väga huvitavad sellised konstruktsioone teha, et ma olen ise ka mõelnud, et kui elaksime ideaalses maailmas, et tõesti näiteks, kui oleks 101 ringkonda või meil on võimalus iga piirkonda valida siis oma esindaja Riigikogu ja nüüd Tartus oleks siis 10 ringkonda, kui tuleks. Et siis need inimesed, kelle me siis valime sinna, need oleks tõesti need, kelle me tunname ja tahame seal näha ilma selleta, kas neil on roheline, kollane või sinine värv erakondlikud küljes. Me valime inimesi, keda me usaldame ja keda me tunneme ja tahame, et osaleksid selles protsessis Riigikogus. Ja siis omakorda need inimesed, kes on valitud ilma igasugust erakondlikud kuuluvused, vabade kodanikele, kes on arst, kes on professor, need inimesed siis Riigikogus formeeruksid vastavalt sellele oma erialadele, komisjonid edasi
tegelikult päris huvitav on mõelda sellist maailma, kus ei oleks praegu ainult erakorralikku loogikat. Aga mulle tundub, kui ma olen sellele peale mõelnud, et siis ma olen jõudnud selle järelduseni, et mis seda tegelikult takistab, ongi see meie kodanikuühiskonnas kehtestatud mängureeglid. Siis see, kuidas me oma ühiskonda tegelikult igapäeva praktikas realiseerime, et see seda takistab, aga neid mudeleid ma olen nõus, et tuleks genereerida kogu aeg. Mulle väga meeldis tegelikult selline viis, tõesti vabad inimesed debateerivad, parimad ideed kerkivad esile, nende ideede kandjad lähevad siis Riigikogu ja nad ise sealt formeeruvad reflektsioonideks, kuidas nad tahavad. Et see oleks ju väga mõnus. Ja see oligi nii Nõukogude Liidus, et see oli tehastöötaja üks ja siis kui koolist oli keegi, et nad olid täiesti nagu... Nõukogude Liidus ei saanud inimesed valima. Loomulikult said seal käisid valimas ja... Üks partei oli olnud. Aga üks partei on sama hästi kui mitte ühtegi. Tunnustab täna seda, et meil on 44 000 registreeritud MTÜ, millest kolmandik on kuidagi kodanikuühiskonna edendamisega seotud, et me oleme hoopis teises maailmas, et tunnustage seda ära, et inimesed on väga usinalt organiseerinud ka parteiväliselt. Ja miks te seda alahindate? Kodanikud suudavad spontaanselt kokku tulla mis iganes küsimusteks, isegi mõtted algutaks, nii et ärge alahindake inimesi ja nende võimalusi valikut. Ja Nõukogude Liidus olid ka just voltimudeks, et nad käisid seal laageris nagu prügikoristumus. Ma saan aru, et siis tõsteti ainult kätt, et valida saab ikka valikusituatsioonis. Ma saan aru, et küsimus oli selle mõttes nagu kastist välja mõtlemise osas ja Imre esitas mingi... Tunnustage kõik olemasolev, hakkame nii-öelda puhta teed mõtlema, mitte tegutsema vahel, aga mõtlema vähem. Ei, see oli isegi pastoraalne nagu maailma pilt, et loomulikult, et inimesed nagu hilestad siis Riigikogu üldse valida, et miks nad ei saa seal, ma ei tea, kodus seda nupu vaidata, et kui neil nagu nii ei ole mingit erakondlikku ideoloogiat, siis kus nad valid sümpaatse inimese ja siis ta hääletab sinna eest, et see oli mõte, minu arust üks mõte oli teha kas presidendi valimised niimoodi, et otse valimised olid sellised valijate koguna, kus valitakse üks inimene tuhandest ja siis ta hääletabki nagu presidendi valimistel rahakogu ettepaneku oli üks selline, et täpselt samamoodi võib ju 1000 inimest valib ühte ja siis ta läheb sinna nagu Nõukogude Liidus, üks preedetsi nagu seda Nõukogude Liitu mina olen olunud, et mõtleme kas või demokraatia hälli peale, et kuidas toimus vanas Kreekas, et ma arvan seda, et see sinu tähelepanek seal, et me võiks kastist välja mõelda, eeldab ka seda, et me pane üksteiselt diagnoosi ja proovime ikkagi siis oma ideid välja pakkuda. Mis ta oli sellest seda? Minu see oli põhimõtteliselt ma tahtsin öelda see, et kogu selle diskussiooni alguses, enne kui saadati meile küsimused, millest võiks põhimõtteliselt rääkida, siis üks nendest asjadest oli tõepoolest väga kastist välja mõtle. Seesama e-residentsuse mõttes. Küll aga on siin väga palju selliseid probleeme, mida nagu lihtsalt halli ja sellise toreda jutuga välisajakirjanduses ära jaotada. Et see, et kui me süsteemid tegelikult on üles ehitatud eesti keele põhiselt ja see, et kui sa pead suhtlema kas siis näiteks Maksuametiga või Statistikaametisse, kes saab mingid asju, on kas või Euroopa Liidu siseselt sakslase jaoks, kes tuleb siia näiteks mingit firmat tegema, omades juba ID-kaarti asju, võib ikkagi veel üsna nagu võimaldud. Tal on endiselt vaja kedagi, kes oleks eestikeelne nõunik kõrval. Et kui sa räägid nagu kastist välja ideedest, siis ma pigem arutaks mingit seda tüüpi asjade üle. Või sellest, et kuidas ma ei tea, liquid democracy süsteemides tegelikult tekib teatud süüpi esindussüsteem ilmselt, kus sul on inimesed delegeerivad oma hääle mingites valdkondades vähemalt mingitel konkreetsetel inimestel, kuna nad usaldavad nende seisukohti ja neil endal ei ole aega ja lõppkokkuvõttes süsteem taastoodab ikkagi teatud sorti kihistumise. Et sellised asjad on iseenesest huvitavad diskussioonikohad ja on tõepoolest kastist välja. Me hakkame rääkima, ma ei oska nüüd seda sõna leida. Aga võtame siis vahepeal küsimus. Jah, üks riik. Vana-Kreekas enamus inimesi ei olnud kodanikud. See mõttes orju või meeled. Et rahvamass ei saanud osaleda demokraatias. See, mis meil praegu on, see on midagi uut, demokraatiat. Ja provokatiivne küsimus, kuhu meil on see e-residentsuse projekt, kas nendel e-residentsitel on teatud õigustatud
väärtust ja ohverdame neile? Ma ütleks, et ei, sellepärast, et nad ei ole selles kodanikud, neil ei ole tegelikult õigusi selles võtmes ja nende puhul pigem ma näen seda kasulikku tehingulaadse süsteemina, et me pakume neile teatud tüüpi katust ja senikaua, kui see leping neile sobib, nad saavad siin olla, nad võivad igal hetkel nagu sellest ka loobuda. Neil ei ole selles mõttes õigusi süsteemi muuta kodaniku tasandil. Ja selles mõttes tänane e-residentsuse programmi käivitus sellisel kujul, millest minul on siiralt kahju, aga ma arvan, et see on tegelikult tulevik, et see, milline on riigi mõiste, ma ei tea, siin 100 aasta pärast on väga raske ennustada, et ma olen täiesti veendunud, et see ei ole sama, mis täna, et me pigem räägime sellest, et miks ütleme, riigid on sellised, nagu nad on, sellel on ajaloost põhjused, inimesed, kui nad elasid juba kuskil, siis nad jätkisid elama, nad ei eestanud kuhugi, et neil ei olnud internetis selleks, et ma ei tea, mingi deklaratsiooni eestada näiteks Maltale või Eestile. Aga nüüd on see võimalus neil olemas ja täpselt sama nagu otsedemokraatiat puuduvad lihtsalt need protseduurid, mis kasvaksid, mis võimaldaksid nende süsteemide kasutamist, et need protseduurid tulevad ja Eesti on kindlasti liikumas õiges suunas, lihtsalt võib-olla natuke valet pidi, aga ma arvan, et tekivad ka sellised riigi teenuspakkujaid nii-öelda, kus sa ei pea elama, vaid sa võidki olla selle riigi kodanik, mingisugust, ma ei tea, Palau või Tubas. Jah, ka kohteliselt. Mis see küsimus on selles mõttes väga hea vihta, et põhimõtteliselt muidugi paljusid neid inimesi huvitab ju tegelikult see maksusüsteem. Ehk siis, et see on väga atraktiivne teema praegu maailmas loomulikult. Aga arvan, et siin on kaks mõjujuhtu, mis otseselt ei pruugi meist väga sõltuda. Ühelt poolt, et Euroopa Liidu arengus peale seda põhiseaduslikus läbi ja Lissaboni leppe tehti või selline tagasiminek, et proovime ikkagi rohkem nagu regionaalset subsidiaarsust arvestada või kohapeal otsustamist. Aga nüüd on peale seda finantskriisi, mis juhtus, kindlasti liigutud selles suunas, et pingutatakse selle nimel, et maksusüsteem ühtlustuks. Ja ilmselt sellises olukorras ma kardan seda või mulle paistab nii, et tulevikus muutub see maksudega mängimise erisuste mõõde Euroopas ikkagi praktiliselt olematuks, et ütleme, maksude teema seoses selle e-residentsusega, et kas seal tekib see eelis, et see ei pruugis tulevikus nii võimalik olla. Selles osas pigem on, ei peaks rääkima mitte e-residentsusest või näiteks sellest, mida Ansip, või tegelikult isegi mitte Ansip, Ansip on 8 inimest ja Oettingerid ja Valmur on 2500 ja ta on sakslane, kes põhimõtteliselt on niisugune kirp, on järelevalve sellest. Aga põhimõtteliselt see käibemaksu erisuste kadumine või nagu see surve sellele läbi digitaalsete kaupade erineva maksustamise, et nüüd, kus praegu põhimõtteliselt hakatakse seda erinevalt arvestama, hoolimata sellest, millises võrgus sa parasjagu sees oled, millise riigi seadused sul ei tee poolest vaikselt käinud, et see suuremas, pikemas või perspektiivis minu arvates viib kindlasti ühtsema käibemaksudeni üle Euroopa. Ja see on pigem see mehhanism, kuidas ma näen, et üle Euroopalises mõttes mingit ühtlustumist tuleb, kuivõrd siis e-residentsus kui selline, ütleme, senimaani oli üsna alfa-tasemel projekt. Ja aga selles mõttes oli väga õige nagu tähelepanek, et tegelikult see opportunity window on Eestil praegu olemas, pärast seda enam ei ole. Euroopa Liit on täna selline konföderatsioon, et ta ei ole, Euroopa Liidu riigid ei ole ei iseseisvad ega ei ole ka föderatsiooni koosseisus, et tegelikult selline moodus ei ole nagu väga jällegi ajalooliselt eriti nagu selline vastupidav, et parimad föderatsioonid teavad, et Šveits, et Ameerika oli nagu omal ajal, et nad kas lagunevad või siis lähevad föderatsioonideks, ilmselt nagu praegu see föderaliseerimise protsess nagu tugevam, mis tähendab seda, et kui see läheb sinna suunas, siis me räägime maksupoliitikast, vaid üleüldse poliitikast ja siis Eesti nagu väga valitsuse prioriteedid ei saagi. Nii et meil on nagu siin mõni aasta selleks, et need eksperimendid ellu viia ja loomulikult me peame seda võimalust kasutama pärast kõigi lasendusele peale. Aga võtame viimase küsimuse publiku seast. Jaa, aitäh! See e-residentsus on väga huvitav, sest et kas nüüd 10 miljonit e-migranti kuidagi meie suveräänsust hakkavad mõjutama. Eestil on muidugi väga tugev kogemus kodakondsuseta inimeste
taastootmise alal. Aga noh, see küsimus langeb nagu ära, sest Eesti loobus oma suveräänsusega tegelikult aastal 2003, kui siis võeti vastu rahvahääletuselt põhiseaduse täiendamise seadus, kus on siis järgi selline kirjas 4 paragrahvi, et Eestis on Euroopa Liidu direktiivi prevalentsed. Kusjuures on võetud veel vastu niimoodi, et see on võetud mingi paragrahvi järgi, mis tähendab, et isegi preambulast on see tegelikult olulisem. Küsimust ka oli. Aga kui alguses rääkisime, siis vanas antiika Ateenas oli vist mingi aeg 200 000 elanikku, siis 30 000 neist olid siis nii-öelda sõjamehed, mis said tegutseda selles demokraatia vallas. No praegu siis on 1 200 000 ja siis 101 neist siis omavad hääleõigus. Arvutage ise. Võrreldav, et selles mõttes, et tunnustate ära, et ka inimese määratlus on muutunud ajaloos, et tolleaegses maailmas orjad olid ju objektid, mitte subjektid. Et katsuge sellest aru saada, et me ei saa tänapäevase inimese määratlust kanda 2000 aastat taha. No jah. Küsimus on siis selline, et soovitan kõigil vaadata, see on Michigani ülikooli professor, et ega see on päris ilmaasjata Ameerika kõrgkoole loetakse maailma parimaks. J. Alexander on ta nimi. Tema siis püstitas sellise teisi. Ma küsin lugupeetud inimeste käest, Andrei, Siimu ja Imre käest, mis te arvate, kui Venemaa, see on IT-inimesi ka palju, rohkem kui 5000, sooviks siis häkkida Eesti e-valimisi tulemustel valimistel, kas tehniliselt meil õnnestuks või mitte teie hinnang? Kindlasti õnnestuks peale selle süsteemi nagu toimimist valimispäeval, nagu praktika näitab valimistulemuste näitamine siin õnnestuks harvad ilma häkkimisega, lihtsalt nagu süsteemi näitab. Aga seda, et keegi hakkab siin manipuleerima häältega, on suhteliselt nagu võimatu, et selle eriti tänases olukorras, kus saavad oma häält kontrollida. Mida võib teha on see, et keegi paneb siin sulle, ma ei tea, viiruse arvutisse, mis on laasa näiteks hääl, mis läheb konkreetsele kandidaadile, aga sa võid seda väga lihtsalt viisi kontrollida täna. Seda võimalust ei olnud meil siin 6 aastat tagasi ei olnud, 4 aastat tagasi oli testi tiimis. Nii et sellest mõttes on see turvaline, aga tõepoolest võib juhtuda, et süsteem lihtsalt ei toimi valimispäeval või valimisnädalal. Ja sellisel juhul jääb alati võimalus minna ja paberistada ikka hääletada. See mõttes tahaks täpsustada, et tundes Alexandri isiklikult tegu on kindlasti intelligentsi inimesega, küll aga ma ei ole nõus mõningate tema järeldustega, aga see on juba pikem diskussioon objekt. Et ma arvan, et see ei ole lihtsalt ka kõige mõistlikum ressursi kasutus. Et mõne aasta pärast on suure tõenäosusega vanu digitulke suudab akti murda ka niisama. Et see on ka põhjuseks näiteks neid üldse migreerimine tehti. Ja siin võib olla nagu palju huvitavamaid asju, kui siis suunata riikliku ressurssi toredate viisakate naabrite poolt meie valimiste rikkumiseks või selles. Ja see on siin on nagu kaudseid teid. Kuidas ma kui seda huvitavamad asjad oleks? Ei, soolsam oleks mõjutada poliitikat tavapärast viisideks. Ma ei ole nagu väga avaldust, palun tuua mulle uued traksid Põlva maakonna abivallavanemale. Me saame otse saata pukki partei, kes meile meeldib. Milleks? Keegi just tõi välja. See oli Eesti peaminister, kes tõi välja, et milleks üldse rohelised mehitused, kui on Savisaar. Üks erakond meeldib või mitte meeldib. Palun lihtsalt vaadake seda videot. Palun vaadake seda. Ma ise olen selles mõttes ka nõus, et risk on olemas. Mõtleme kastist välja, et kui Eesti diasporaa laieneb edasi, praegu ütleme 100 000 inimest, ütleme, et meil läheb umbes nii nagu Liibanonile, tegelikult on 50% inimestest elab riigist väljas ja tuleb siis jõulude ajal siis Eesti puhul siis suvega pikemaks tagasi. Et need inimesed on harjunud siis ID-kaardiga hääletama, valima, tegutsema ja täpselt valimiste päeval kõmm, see ei saa enam väljast sisse Eesti domeeniks. Et sellised asjad, kui mõelda tulevikus on selline olukord võib tekkida, et praegu ma otseselt ei näe seda riski, aga tulevikus Ma kindlasti täiesti sõltumata sellest, mis ma arvan sinust või Alexist. Ma
usun, et see risk on selles mõttes olemas, see risk suureneb iga aasta. Mida rohkem on meil e-hääletajaid, seda suuremaks potentsiaal kasvab. Selles mõttes ka Tarvi Martens on mures, et meil nii palju mugavam ja ohutum oleks, kui meil oleks 2 või 5 või mis iganes see linnukesi kasutajate protsentide ühiskonnas on. Aga see, et see läheneb nagu palju suuremale, on selles mõttes kindlasti nagu üks mure. Küll aga ei tähenda seda, et tõepoolest see oleks nagu kõige mõistlikum rünnakuvektor viisakatele inimestele. Aga kuna kell tiksub kiiresti, siis kõige viimaseks küsimuseks võib-olla midagi sellist, et Eesti riik 10 aasta pärast, kas Eesti riigi valitsemises ja poliitilises olukorras on midagi muutunud 10 aasta pärast või ei ole? Jah, selline vastus. Mina väga tahan loota, et on, et ametnikud ei suuda ennast nii efektiivselt kaitsta. Jah või ei? Et ei suuda, et muutub, aga selleks on tegelikult vaja mitte poliitilist tahet, vaid ka seda paradigma muutust. Kui me mõtleme selle peale, et tõepoolest ei olnud ikkagi reformi siin viimase 12 aastaks, võib-olla see vanemad hüüdis oli viimane. Siin ei ole vaeva nii juhtunud, et see on tegelikult rahva tahe, et kui ühiskonna tellimust ei ole, siis siin saab nii parata, et nõuda Riigikogu liikmetelt seda, et nad teeksid midagi, mida rahvast ei telli, on väga vale. Kui rahvas tahab seda, et kogu kõik valimisprogrammid keskenduvad selle peale, mis on miinimumpalk või maksuvaba miinimum, siis see on rahva tahe. See ei ole poliitiliselt poolt vähemalt asi. Inimesed tahavad seda ja nad seda saavad. Nad peavad lihtsalt midagi muud tahtma. Sellisel juhul asjad hakkavad juhtuma. See poliitiliselt ei ole päris tegelikult nagu ainult nupud, kes täidavad tegelikult nagu kuskilt tulevad nagu suunised siis, et neil selles mõttes eksisteerib siiski ka vaba tahe ja võimalus mingit enda sorti agendat, see tähendab, et hiljem nagu poliitikud siis edasi jääb, aga nagu võimalus on selline poliitikast enesehävituslikuks või uuenduslikuks käitumiseks on olemas. Ja kohati eriti päris maatiliselt inimesed suudavad võib-olla sellega ära seletada, et miks nad tegid midagi sellist, mida lihtsalt nagu ei olnud tellitud. Tõepoolest oli väga hea võit ja aitäh, ma kiidan kordi sellest, et ma seda nagu ei telli. Aga vastusena sinu küsimusele, siis loomulikult, jah, ühesõnaga saab öelda, et jah, on palju asju muutunud. Et me oleme need, keda me selles on nagu oodanud, et keegi teine ei tee ära, ma ei tea, mis iganes asju, mis meid võidu. Oluliselt siis kas hallidega kodanike, passidega kodanikeks tegemine või laev, mis iganes mingid muud asjad, mis kellelgi on nagu pikalt mõttes olnud ainult sina ja sinu generatsioon saabki neid selles mõttes ellu viia, aga selle jaoks peab tegema ka vastavaid valikuid poliitilises mõttes. Mul on kahju, et Andreid sel korral valimistel ei ole, aga võib-olla aitab see just ka tema parteid muutusele kaasa. Ma vastaks niiviisi, et kindlasti palju asju muutub, aga ei maksa ka väga palju illusioone teha ja Andreile ühelt poolt kurvastuseks mul on juhtanud, kui oleme sellise korteriühistu nagu Euroopa Liit eesistuja siin 2018, siis parasjagu käib just vastupidine protsess, et otsitakse asjalikke inimesi, et see aasta vastu pidada selles positsioonis, eesistuja positsioonis, aga mis ma ise loodan, et muutub on tõesti see, et 2020 siis näiteks, et me ületame selle piiri, et me oleme Euroopa Liidu sissetuleku mõttes üle 2/3 keskmisest ja me ei kasuta struktuurivahendeid ja ma arvan, et see muudab totaalselt meie haldusaparaadi käitumisloogikat, see kindlasti muutub vähem bürokraatlikuks ja paljud inimesed ei pea tegelema eurobürokraatiaga, nii et see muutus ilmselt siis tuleb. Ma väga loodan, et olen siis 2/3 üle keskmist, praegu on 69%, ehk siis nagu ma ikka loodan paremalt, kui 2/3 nii et lõpetuseks loodame ikka parimat. Aga suur aitäh meie tänastele debateerijatele ja meile suure aplausi. Hea meelega kuulata. Aitäh.